tere tulemast Musta kassi taro lugemisse neitsid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 10. kuni 16. august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin armastajate kaardiga. See armastajate kaart on valikukaart. Kas täita oma unistused või leppida sellega, mis praegu olemas on. See on täpselt selline kaart, mis paneb mõtlema, kas ma täidan oma unistused või ma lepin sellega, mis mul on. Kõrval on tal müntide kuninganna, see tähendab, et teie unistused vajavad raha. Selleks, et neid täita, on teil vaja raha välja käia. Müntide kuninganna tegelikult ise on rahaasjades väga osav. Temal on eelarve paigas, tema ei tee emotsiooni oste, tema kaalub asjad läbi. Et mul on praegu küll niimoodi raske mõelda seda, kas te hakkate oma unistusi täitma või korjate te veel raha. Panete veel kõrvale natukene. Et olla päris kindel, et kui te lähete oma unistusi täitma ja selle väljamineku teete, et teil siis nagu pärast ei oleks näpud põhjas. Et siin on tõesti vaja seda müntide kuninganna rahatarkust. Et mitte kulutada nii, et pärast peaks kahetsema. Edasi tuleb teil keisrinna kaart. No vaat keisrinna on minu jaoks tingimusteta armastuse kaart. Tema on selline, kuidas ma ütlen, aitab kõiki, keda saab, märkab abivajajaid, armastab linde, loomi, kõike, absoluutselt kõike ja kõiki ümberringi. Tema hoolitseb selle eest, et elu jätkuks. No kui tema on välja tulnud, siis ma arvan, et te ennast ka nurka ei mängi, kui te hakkate oma unistusi täitma. Et jätkub ikkagi kõigeks ja kõigile, ega pärast nii energiat, raha kui aega. Tema hoolitseb selle eest, et kõigil inimestel oleks hea. Edasi tuleb teil müntide 2. See on alati olnud minu jaoks tasakaalukaart töö ja puhkuse vahel. Et unistuste täitmine võib ju võtta ka teilt väga palju aega. Lisaks rahale on alati ju meil ka aeg, energia, mida me peame kulutama selleks, et midagi toimiks. Eriti siis, kui me alustame millegagi, mingi projektiga, see võtab kindlasti palju aega. Et iga algus on raske ja võtab aega. Et siin on tasakaal väga oluline. Et ei töötaks ennast üles, ei unustaks iseennast ega oma lähedasi. All on teil siin tulnud paar. See on sauade paar. Sauade kuningas ja sauade kuninganna. Nemad on üks võimas paar ja nemad tegelikult annavad rohelise tule teile tegutsemiseks. Nad mõlemad on väga targad valitsejad. Nad täpselt teavad, kus nad on, kes nad on ja mida nad tahavad. Nad on iseendaga nagu rahul. Nad teevad just seda, mida nad armastavad. Et sauade kaardid üldse tahavad tegutseda ja nagu mitte väga ümberringi mõelda või siin vaadata, et mis ja kus. Nemad ei kaalu midagi, aga see kuninganna ja kuningas koos, nad on väga võimsad liitlased teile sellel teel oma unistuste poole. Et kuna nemad on välja tulnud, siis ma arvan küll, et kui mitte nüüd kohe sellel nädalal, siis järgmisel võiksite hakata astuma samme oma unistuste täitmise poole, kui te olete nii otsustanud. Sellepärast, et meil on ka kuufaas selline kasvav. Et kuu loomine on just nüüd ja edasi kasvab ta üks kuskil 10 päeva. Siis hakkab jälle see täiskuu tulema. Ja edasi siis hakkab juba see kahanemine. Et kui te praegu midagi tahate ehitama hakata, midagi üles ehitama, siis praegu oleks selleks õige aeg. Ja viimase kaardina on tulnud teile mõõdukus, et kuna see mõõdukus on siin väljas, siis tuleb mõõdukalt asjadesse suhtuda, mõõdukalt võtta, mitte üle pingutada tööga. Nagu ma ütlesin,
on väga oluline mitte unustada iseennast ja oma lähedasi. Et me võime unustada ennast sinna töösse ja töö tegemisse ja täiesti ümberringi kõik ära unustada. Me ei kuule mitte midagi, me ei näe mitte midagi. Me oleme ainult selles töös, selles protsessis, sest meile see meeldib ja kui me midagi ehitame, no siis me ehitamegi nii nagu lapsed oma losse, et nad lihtsalt panevadki kivi kõrvale, klotsi peale ja nad ei kuule ega näe mitte midagi, mis ümberringi toimub, sest nad on süvenenud sellesse, mida nad teevad. Ja nii ka teie süvenenud oma sellesse projekti ehitamisse, unustate ära iseenda, unustate puhata, unustate süüa ja unustate võib-olla ka lähedased ära. Et seda ei juhtuks, siis võtke asja mõõdukalt ja rahulikult. Vähemalt sellel nädalal. Võib-olla lihtsalt panete oma projekti kirja, vaatate, mis see maksab, kui palju selleks aega ja energiat kulub. Ja siis hakkate ehitama, kui asjad täiesti selged on. Selline tuli lugemine teile, armsad neitsid. Võtke või jätke. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöiale üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.